Aastaga ei saa teha lõplikke järeldusi. Oluline on just pikaaegne trend. Näiteks must-toonekure seisund on läinud aastakümnetega halvemaks. Samas merikotka asustustihedus oli läbi aastate kõrgeim. Küll jättis vihmane suvi oma jälje nii kimalaste kui öö- ja päevaliblikate arvukusele, mis oli viimaste aastatega võrreldes alla keskmise. Väga tähelepanuväärne oli see, et Raplamaalt leiti sealse piirkonna esimene kassikakupesa sellel sajandil. See näitab, et kui elupaik on olemas, suudavad ka haruldased liigid uusi paiku asustada. Ekstreemsemaks muutuvatele ilmaoludele on vastupidavamad mitmekesised ja suuremate populatsioonidega kooslused. Lisaks tuleb seirest selgelt välja, et muutumas on ka Eesti liigiline koosseis. Arktilisemad liigid liiguvad põhja poole ja peale tulevad lõuna poolt uuemad liigid. Seda on rohkem näha just putukate seas, aga juba ka lindude kooslustes.